Suvi. See on Eestis liivaväljakute hooaeg. Tenniserahvas teab, et kõige paremini tunneb siinsete saviliivade hingeelu Urmas Pilter, hüüdnimeks Puna. Ise aktiivselt Eestis seeniortennist harrastav Urmas võõrustas meid läinud esmaspäeva varahommikul oma kontoris Tallinki tennisekeskuses ning viis meid ka oma lapsepõlveradadele Kadriorgu. Näiteks Jürgeniga meil oli niimoodi, kui sa mängisid, ma olin Teres siis veel, kutsuti, igale poole minna kutsutud, ise pole rõimunud mitte kuhugi. Et enne poolfinaali, eks ju, vastavalt, siis oli Pasidal treener, et vastavalt vastase neid, käekirjale, siis ma küsisin ta käest, et kas kiire väljak teha või aeglane väljak, et vastasel võimalikult ebamugav oleks. Ja siis tegingi vastavalt. See tehakse veega muuses. Enne kui liivaväljakute juurde tagasi tuleme, teeme Urmase ja tema moodsate riistapuudega tiiru peale ühele Tallinki keskuse kõvaväljakule. See pallipuru, mis jääb, eks ju, et selle kuivaga võtab selle siia sisse. Sa saad näha see puru siin sees, kui tahad näha. Ikka? See on kõik siin lõpus. Ega sellega midagi peale enam hakata? Sellega ei ole, jah. Ümber töötlema ei hakka? Võib-olla vanaema tahab sallikuu kududa. Ja siis tõmbad selle siia kokku kõigepealt. Ja kaua sul ühe sellise väljaku üle käimine võtab siis? No oleneb, kui kiiresti lükkadega. Kuidas sulle öelda, et oleneb palju aega, eks ju. Vaatad seal, et kas tuleb keegi peale või ei tule, eks ju. Kui kedagi ei tule, teed rahulikult ja seda puhtamaks ta saada sellega. On võimalik 5 minutiga ka üle käia? No põhimõtteliselt pead jooksma, eks, aga kvaliteet langeb. Nagu sa ise tead. Kuigi pealt näha tundub, et mis see kõvaväljaku hooldus siis ära ei ole, siis tegelikult on siingi murekohtasid küllaga. Alustades valedest jalanõudest tekkivate mustade triipudega kuni reketi peksmiseni, mis teeb pinnasesse augu, millest omakorda tekivad valepõrked. Aga saad sa jälile ka siis, kes tegi või? No vahest näeb jah, ega mul seal taga need reketid seal ripub küll. Enam ju tead, mis tegelased seal on. Mõi tahab nagu lihtsalt esineda, et reket on ju süüdi, see, et halvasti mängib, ega tema ei ole. Tema on ju kõva mees. Väljakumeistri oskusi hakkas Urmas vaikselt omandama juba koolipõlves. 57. aastal sündinud Puna sattus tennisetrenni 1. klassis. Tennisetreeningud jäid aga katki omapärasel põhjusel saadud aastase võistluskeelu tõttu. Saatsin vastase treeneri pikalt, kuna ebaausalt sekkusmängu ajal, eks ju, aga see nagu ei lugenud, et mul oli õigus, eks ju. Mingi nolk saadab mingi endast heal arvamusel oleva tegelase pikalt, siis tehakse mulle jõuga ära, see on selge. Ja siis võttis 14 aastat vist ei mänginud. Kadrioru tenniseväljakute kõrval elades oli loomulik, et spordipisikuga nakatunud Urmas reketi kätte võttis. Esimesed üle võrgu löömised tegi ta just siinsamas 5. väljakul, kus me praegu viibime. 5. väljak tuleb välja, et sinu jaoks üsna olulise tähtsusega. On küll jah, et kuna siin väljakul, see oli nagu, igal treener oli oma väljak nagu. Ees mängisin muidugi seal kõvermeestel leius ja sellised tegelased. Aga see oli minu treeneri Evel Ahto väljak ja siin me siis toimetasime. Et siit enam-vähem nagu asi alguses, ütleme mingil määral. Aga näita meile, millest koosneb Eesti liivaväljak näiteks Kadriorus? No ülemine osa on saviliiv. Ja niimoodi, et see on nagu purustatud, ütleme telliskivi purugas või. Ja siis 1/4 vahekorras. Et 4 osa on liiva ja 1 osa on siis savi. Ja savi teeb selle asja nagu kõvemaks. Et nagu see teema. Ja all on siis, kuidas kunagi, põhimõtteliselt on niimoodi, et on kruus.
et see laseb vett läbi ja hoiab natuke niiskust sees. Aga kunagi, kui oli kruusaga jama, siis siin oli katlamaja. Ja siis võeti katlamaja šlakki, pandi see siia põhja. Et noh, šlakki hoiab seda niiskust ka sees, eks, ja siis noh, tükkide vahelt läheb see suurem vesi nagu läbi. No see ongi nagu asja point, nagu ütleb nii, et... Sel aastal, millal sai liivaväljakuid hakata tegema üldse? No see oli niimoodi, et kõik oli suhteline, jah, olebki ilmast, et see oli, et Tallinnas oli lumimaas, ma tegin Pärnus väljakut, seal Tulbi tänaval. Lõunaosa riigis seal ju päike hakkab enne nagu toimetama selle väljaku kallal. Kõik on see, kuidas sa väljakut kätte ja talvest, eks, kui mingi karm talv, eks, siis ta kuivab nagu pikemalt kogu see asi. Kuidas sa oma hüüdnime Puna said? Kõik teevad sind selle nime järgi. Puna pani mulle see, Evald Kree poeg, Jaan Kree. No nagu ikka siin samas siin, me elasime siin hallis. Et kõik mängid kulli värki, vahepeal mängid ja siis uti niikuinii ja siis no ikka poistele pannakse. Mulle ma ei tea, lokkide järgi, ma ei tea, mille järgi. Kree Jaan pani jah selle. Ja siiamaani veel lähega, see tundub, et sellega tuleb ära ka minna kunagi.